mina olen Ramet, saingi korraks rabast siia linnakeskkonda, et teiega selliseid, ma ise arvan vähemalt väga huvitavaid mõtteid jagada. Ja kindlasti kutsun üles ka kaasa mõtlema ja ma mõtlesin ka siia sõites selle peale, et kuidas siis oleks hea see asi ka üles ehitada. Ja ma otsustasin siis teha seda selliselt, et kõigepealt ma alustan sellisest üldpildist. Alustuseks siis vaatame natukene peeglisse selles mõttes, et mitte niivõrd üksikisiku tasandil, vaid suuremal skaalal, et kuhu me üldse oma inimkonnaga tänases maailmas oleme jõudnud, kuhu positsioneerub loodus meie igapäevases elus ja siis sealt edasi, et millised mõjud see meie füüsilisse ja psüühilisse tervisesse nagu kaasa toob ja siis sealt edasi liiguks siis juba selliste juhtnööride või selliste põhimõteteni, et kuidas siis luua seda silda, mis tundub, et natukene hakkab kuidagi kiduraks jääma inimese ja looduse vahel. Ja siis vahepeal tõesti proovime noppida ka sealt mõned küsimused, kui teil neid tekib. Ja kui siin tõesti alustuseks vaadata siis otsa nendele uuringutele ja faktidele, mis on siis tehtud just seoses lastega, siis tulevad välja päris sellised muret tekitavad faktid, võiks nii öelda. Et esiteks üks asi, mida ma olen märganud, et nüüd Eestis ka ma igaks juhuks seda ühingu nime ei maini, sellepärast, et ta ei tule mul võib-olla täpselt meelde, aga on üks reklaam, mis on hakanud ka juba mõnda aega jooksma, mis räägib siis sellest, et lapsed veedavad vabatahtlikult vähem aega õues kui vangid. Minu jaoks selline info tegelikult tuli esimest korda nähtavale, kui ma parasjagu siis tegingi väikest uuringut enda jaoks ja tuli see siis Suurbritannia uuringutest ja seal siis oli välja toodud selline number, et kuskil 3/4 5–12 aastastest veedab igapäevaselt õues vähem aega kui vangid. Ja see palju need vangid siis seal Suurbritannias õues saavad veeta, see on kuskil 45 minutit kuni tund aega, umbes selline ajaraam. Et siis lapsed justkui veedavad siis veel vähem. Et see on minu arust üsna selline kõnekas fakt sellest, et kuhu me ikkagi oma sellises maailmas oleme jõudnud ja ühest küljest on tõesti see pool, et inimene ongi ju kolinud linna elama, me oleme ümbritsetud enamasti betoonist ja klaasist ja kuidagi see elutempo siin linnas on ka hoopis teistsugune, et kogu aeg on kuskile kiire ja ka turvalisuse mõttes tekib see, et lapsi ei taheta võib-olla ka väga kaugele lasta, et nad saavad mängida üsna piiratud ruumides. Ja kui jällegi puudutada ka seda Suurbritannia poolt veel, siis üks teine huvitav selline uurimus, mis tehti, selgitas siis välja sellise asja, et viimase 30–40 aastaga on kuskil 90% kahanenud see tegutsemisraadius, mis lastel siis kunagi oli. Et ma ise näiteks saan enda kogemusest rääkida seda, et kuigi ma kasvasin üles väikeses linnas, siis linna äärealal oli olemas selline metsatukk. Ma võiks öelda, et see oli kuskil 2–3 kilomeetrit oli seda maa-ala, kust voolas läbi jõgi. Lisaks oli seal teisi väiksemaid veekogusid ja sinna pääsemiseks tarvitses siis mul minna ainult üle sellise peatänava, mis linnast läbi läheb ja olingi siis juba omadega võsas või omadega metsas. Ja mulle tundub vähemalt tänase maailma baasil see täiesti nagu utoopiline selline maailm. Et ühel lapsel on nii piiramatud võimalused, et ma tõesti mingitel hetkedel täiesti unustasin ennast sinna metsamaailma kuidagi ära ja nüüd tagantjärgi on imelik mõelda ka seda, et kõik need aastad, mis ma seal veetsin, et see maailm oli tol hetkel ikkagi minu jaoks kuidagi niivõrd suur,
et mul kulus nagu palju aastaid selleks, et seda mõne kilomeetri võib-olla siis raadiusega sellist piirkonda enda jaoks ka läbi avastada. Et ma olin kogu aeg nagu selline väike maade avastaja, kelle jaoks olid mingisugused tundmatud piirkonnad, kuhu ma veel ei olnud välja jõudnud, aga lootsin siis kunagi jõuda. Ja kui tõesti nüüd siia kontrastiks tuua kõrvale selline linnalapse maailm, siis tema jaoks on ikkagi ju kas mõned pargid, mis linnades on, või siis väiksemal lapsel on ka veel piiratumad sellised mängualad. Et ühest küljest tõesti see maailm on läinud meie jaoks turvalisemaks, kontrollitumaks, aga me oleme nagu selle kuidagi nimel pidanud maksma ka seda lõivu, et see looduskeskkond sellisel kujul nagu kuidagi on kadumas meie elust, et kui mõelda sellise helge lapsepõlve peale, siis sellist kuidagi tänasel päeval on nagu väga palju vähem inimestel. Ja mis puudutab aja veetmist looduses ja värskes õhus, siis jällegi teoreetilisel tasandil vähemalt allikad toovad välja ka seda, et kui siis vaadata seda, et kui lapsed tõesti veedavad nii palju aega maksimaalselt, kui veedavad vangid õues, siis mis see ideaal võiks olla? Siis ideaaliks pakutakse kuskil 3–5 tundi päevas. Et see tundub ilmselt mõnele lapsevanemale täielik utoopia, et kust selle aja peaks võtma. Ja selle ajaga on ka nii, et mida noorem on laps, siis üldiselt seda pikem on ka see aeg, mil soovitatakse temaga õues olla. Sest hiljem ma jõuan sellest natukene rääkida ka, et just varajases nooruses, kus aju inimesel väga jõudsalt areneb, et siis on talle hästi oluline selle ümbritseva maailmaga maksimaalselt suhestuda ja seda kõikvõimalike meeltega siis ka kuidagi endale lahti mõtestada. Ja kui siit mõelda ka nagu edasi, et mis see kõik siis endaga kaasa toob, kui me sellises kapseldunud maailmas mingis mõttes elame, et ma isegi siinkohal arvan, et veel Eestis ikkagi me täna oleme suhteliselt heas seisus veel, aga et tõesti, et kui vaadata tõesti Suurbritanniat ja Ameerika Ühendriike võib-olla isegi eriti, et siis seal see olukord on ikkagi üsna muret tekitav, sellepärast et seal ikkagi suurtes linnades sellist ligipääsu loodusele ei ole nagu meil siin Eestis, et sa ikkagi saad kas või ühistranspordiga või autoga teha väikse sõidu ja saad minna kuskile mere äärde näiteks jalutama. Et siin on ikkagi võimalusi olemas kohe Tallinna vahetus läheduses, aga ülejäänud maailmas on see suuresti nagu luksus. Ja see olukord tegelikult käivitab siis justkui sellise dominoefekti ka, et kui tuua siin nüüd järjest välja erinevaid tagajärgi, siis kindlasti üks, millega me kõik oleme kursis, on see, et räägitakse sellest, et üha rohkem on meil selliseid siis ülekaalulisi lapsi, on probleeme liikumisega, et lapsed muutuvad järjest passiivsemaks. Ja kui vaadata nagu teist poolt, et kuidas siis loodus nagu selles osas aidata saab, siis minu arust looduse kaudu on nagu väga hea seda liikumist lastele kõige paremas mõttes maha müüa, sellepärast et looduses minnes tihti see eesmärk on midagi muud ja liikumine on see, mis tuleb boonusena lihtsalt kaasa. Et lapsel võib olla huvi kas mingisuguste marjade korjamise vastu või lindude või loomade jälgimise vastu. Ja selle tegevuse käigus tegelikult paratamatu on see, et me peame liikuma ka. Et küllap, kui mõelda liikumisest lihtsalt kui kohustusest, et iga päev sa pead mingisuguseid kilomeetreid või samme täis tegema, siis see nii meeldiv paraku ei tunduks. Et ega isegi mulle endale ka ei tunduks. Ja lisaks sellele kindlasti üks oluline teema on selline, mis
võib-olla otsapidi ulatub ka sellisesse filosoofilisemasse maailma, on siis see, et räägitakse sellest, et esiteks inimene elab planeedil Maa, kus ta on üsna isoleeritud, et me ei ole teisi endasuguseid veel kuskilt universumist leitud, et selles mõttes me justkui liigina oleme üsna üksikud. Ja nüüd, mida see inimene siis siin planeedil veel omakorda on teinud, on see, et me olemegi sellest loodusest võõrandumas ja see tekitab sellist inglise keeles, kui otsetõlkes nagu kasutada, on selline termin nagu liigiline üksildus. Et me lõikamegi justkui oma sidemed selle ümbritseva keskkonnaga ära ja sellel on tagajärjed siis meie sellisele vaimsele heaolule ka. Et kui me ikkagi evolutsiooniliselt mõtleme, siis me oleme sellest metsikust keskkonnast pärit ja me oleme harjunud sellega, et meil on mingisugune side sellega. Et me suhestume kuidagi loomadega, puudega ja see, et see kõik elav on meie vahetus läheduses olemas, et see on olnud ikkagi kümneid aastatuhandeid, kui mitte rohkem, täiesti loomulik kuidagi viis elada ja see on nii tugevalt geneetiliselt imbunud meie sisse, et nüüd ühel hetkel, kui me kuidagi kapseldume siia linna ära ja piirdume üksnes sellega, et meil on samast liigist ehk siis liigikaaslased ümberringi olemas, aga et justkui, et meil loomi ja loodust nagu sellisel kujul enam justkui vaja ei oleks, aga selle üle on nagu päris põnevaid selliseid mõtteid, et isegi kui minna ajast tagasi, siis teada-tuntud selline psühholoogia valdkonna tegelane Carl Gustav Jung, kes on andnud meile arhetüübid, kuid kes selles sama arhetüübi teema kõrval väga kirglikult suhtus ka loodusesse, siis tema nagu leidis ka seda, et see, et tema elas sel hetkel, kui maailm oligi läbi tegemas siis sellist transformatsiooni industriaalühiskonda ja tema siis märkas ka seda üleminekut ja inimese kaugenemise sellist esimest lainet. Ja tema siis leidis ka seda, et tõesti, et see tühjus, mis sellest kuidagi hinge tekib, et see on ikkagi tõsine probleem, mis hiljem, mida ta tegelikult pakkus päris hästi välja, et see selline tarbimisühiskonna võib-olla üks selline funktsioon on ka see, et ta on omamoodi nagu leevendus sellele, et inimese hinges on mingisugune tühjus, mida ta ei suuda täita ja selline terviklikkuse tunne on justkui kaduma läinud. Et kui me mõtleme loodusrahvaste peale, siis nende viis elada tundub vähemalt tänasel päeval kuidagi elutervem ja kuidagi tundub ka see, et nende probleemide hulk selles mõttes oli kuidagi vähem või väiksem, et sellised ärevuse ja sellise depressiooniga, ütleme siis, kaasnevad kaasnev igapäevane elu kuidagi oli nende jaoks võõras. Et see on pigem ikkagi selline arenenud maailma kuidagi produkt või kuidagi kaasnev nähtus. Ja teistpidi, kui siit nagu edasi mõelda, siis me elame sellises maailmas, kus rahva hulk on järjest suurenev ja suurtes linnades tegelikult tekib ka teistpidi probleem. Et see on natukene ka paradoks, et ühest küljest me tunneme ennast üksildasena, aga teistpidi meil on ka probleem selles, et meil on hästi vähe ruumi iseendaga olemiseks. Et meie ümber on palju inimesi ja teine asi on see, et siis erinevad nutiseadmed on kuidagi õpetanud meid välja selliselt, et me oleme isegi teataval määral sõltuvuses, et me peame kogu aeg millegagi ühenduses olema. Ja kuidagi see hirm ilmajäämise ees on niivõrd suur, et hoides siis 10 küünega kuidagi sellest nähtamatust justkui ahelast kinni, mille kaudu me siis ümbritseva ühiskonnaga kuidagi seotud oleme, et sellel on siis tõesti see oma hind, et meil ei jää aega selliste oma mõtete jaoks ja selle jaoks, et elu siis kuidagi rohkem ka lahti mõtestada.
et see on ka üks huvitav mõttekoht, mis mul jäi endal ühest põnevast lugemisest silma, et võib-olla üks selline paradoks, mis meiega kaasas käib, ongi see, et meie elu on niivõrd kiire ja see tähendab seda, et me justkui ahmime seda elu endale sisse, ilma et me mäluks seda läbi mõistuse tasandil. See tähendab siis seda, et meil on kogu aeg kiire ja me ei suuda igapäevaseid tegevusi ja ümbritsevat elu enda jaoks piisavalt lahti mõtestada. Et millegi lahti mõtestamiseks on meil vaja natukene aega, et iseenda ja omaenda mõtetega olla. Ja kui meil seda ei teki, siis ühel hetkel ongi elu midagi sellist kuidagi hoomamatut, et me ei saa enam aru, et kus me omadega oleme ja selline eluteelt kuidagi ära eksimise võimalus on selle võrra suurem. Ja kuigi see ei pruugi esialgu varajases nooruses siis nagu lastele kohe olla mingisugune probleem number 1, siis see on ikkagi selline harjumus, mis tuleb meiega kuskilt noorusajast kaasa ja hilisemas eas siis võib tekitada nagu probleeme. Kui võib-olla isegi otsesemalt rääkida nendest nutiseadmetest, siis sellest, ütleme sellest aju poolest ma räägin hiljem natukene põgusamalt, sest tegelikult ühel hetkel ka Jaan Aru neid asju kuulajatele täpsemalt nagu selgitas ja tema on kindlasti sellel alal nagu ekspert, aga mina saan siis tõesti võib-olla üldisemalt mingeid asju kommenteerida. Aga et üks asi, mis tekib siis sellega, et meil on järjest rohkem lapsi, kes ei suuda arvutitest ja telefonidest kuidagi lahti lasta, on see, et esiteks see tekitab probleeme silmanägemisega, et näiteks Lõuna-Korea, mis on maailmas siis esirinnas just sellega, et noortel on väga suur arvutimängude sõltuvus, et siis nendel on ka täiesti massiline probleem see, et noored inimesed on lühinägelikud, sest nad on harjunud vaatama ainult seda arvutiekraani. Ja teiseks on siis ka see, et kuna inimene veedab niivõrd palju tunde toas, siis tekib selline massiline D-vitamiini puudus. Et meie siin võiks öelda, et võib-olla põhjamaiste inimestena teame seda, et talveperioodil meil seda päiksevalgust on vähe ja sellest D-vitamiini puudusest räägitakse. Aga meil see tuleneb rohkem võib-olla isegi ikkagi sellest looduskeskkonnast. Samas on tõesti maailmas riike, kus päikesepaiste on täiel määral olemas, aga probleem on tõesti, et need noored ja lapsed ei saa toast välja. Ja see omakorda siis juba käivitab terve rea uusi probleeme, sest meie füüsis ja immuunsüsteem on selle võrra nõrgem. Ja mis puudutab immuunsüsteemi, siis immuunsüsteemiga on ka üks selline põnev lugu, et jällegi, et looduses liikumise puhul me sageli räägime sellest, et liikumine pakub meie kehale head, et vereringe ja kõik see kopsude töö ja samamoodi ka aju verevarustus, et kõik see teeb meile palju head, aga me ei ole veel eriti teadlikud selles osas, et metsaõhk, loodusliku keskkonna õhk sisaldab ka väga palju erinevaid kasulikke aineid. Need on siis peene nimega fütontsiidid, terpeenid näiteks, mis on siis selline ainete klass, mis arvatakse, et siis puud kasutavad omavaheliseks selliseks biokeemiliseks suhtluseks, aga lisaks ka selle jaoks, et ennast kaitsta bakterite ja viiruste eest. Et siis on justkui selline nähtamatu kaitsekiht neil ümber. Ja kui inimene siis liigub seal metsas, siis tegelikult juhtubki see, et me hingame sisse neid selliseid bioaktiivseid aineid, mis tõstavad siis meie immuunsüsteemi võimekust kõrgemale tasemele. Ja Jaapanis on tehtud isegi väga põnevaid uuringuid, kus on võetud siis Tokyo ärimehed ja on viidud nad siis mägedesse matkama ja samal ajal teine testgrupp on siis pandud kuskile linnakeskkonda matkama
ja nad läbivad siis sisuliselt sama distantsi, aga keskkond on erinev. Ja siis hiljem on mõõdetud ära siis teatud sellised teatud liiki sellised immuunsüsteemi eest nagu võitlevad sellised rakud, mida nimetatakse ka selliseks, võib-olla kohmakas otsetõlge oleks sellised looduslikud tapjarakud, mis siis tõesti selekteerivad inimese verest välja kõik need ebaloomulikud või ebaloomuliku arenguga siis rakud ja siis hävitavad nad. Ja nende Tokyo ärimeestega siis tuligi välja, et tõesti need, kes metsas liikusid, siis nendel see tase oli märkimisväärselt kõrgem kui nendel, kes linnakeskkonnas liikusid. Ja mis on huvitav on see, et kui mitu päeva järjest metsas liikuda, siis esiteks immuunsüsteemi siis see tugevus läheb veel kõrgemale ja teine asi on see, et see mõju on püsiv, et isegi 6 aega hiljem oli metsas käinud inimeste siis immuunsüsteemi tase oluliselt kõrgem ja tugevam kui nendel, kes olid linnakeskkonnas. Ja kui rääkida nendest bioaktiivsetest ainetest, siis ongi välja toodud seda, et tegelikult linnakeskkonnas nad peaaegu et puuduvad. Vähesel määral on neid rohealade ja parkide kohal selles õhus, mis siis seal leidub, aga ülejäänud linnas on praktiliselt 0. Ja kõige tugevam on nende kontsentratsioon just siin põhjapoolkeral on kevadisel ajal, kui loodus tärkab ja siis puude mõttes on ka eraldi välja toodud näiteks männipuud. Et Eestis me teame ka, et näiteks mõtleme Pärnu peale, et selline sanatooriumi linn mändide vahel, et tundub, et selles mõttes väga, väga kasulik nagu asukoha valik. Ja lisaks sinna juurde on toodud ka kasepuid, mis samamoodi kuidagi teistest rohkem toodavad neid aineid. Aga üldiselt, kui juba metsa minna, siis on selge, et sealt me mingisuguse tervisliku doosi enda jaoks saame. Ja võib-olla siia, mis puudutab just neid looduse mõju ja seda, et kuidas see kontrastina see linnakeskkond meid mõjutab, siis tõesti võib-olla lühidalt kommenteerida seda aju poolt, siis ajuga on mitu sellist põnevat nüanssi. Et üks on see, et kui tõesti noor inimene, kelle aju on alles arenemisjärgus, siis tegelikult selline aju vajab hästi mitmekülgset stimulatsiooni. Ja kui me mõtleme selle peale, et millist stimulatsiooni pakub see keskkond, mis ümbritseb meid linnas, siis ma ütleks, et see keskkond on ühest küljest hästi tugeva stiimuliga, eriti kui me mõtleme nende samade nutiseadmete peale või arvutite peale, et me oleme harjunud elama sellises maailmas, kus on ikkagi kasutatakse ka meid ümbritseb igal pool reklaam, kasutatakse selliseid läbilõikavaid toone, helid on ka tihti hästi sellised tugevad, läbilõikavad, eriti kui panna kõrvaklapid pähe ja mängida mingisugust arvutimängu, siis aju jaoks on see ikkagi selline hästi tohutu stiimul, millega ta tegelikult ei ole harjunud, sest see ei ole loomulik. Evolutsiooniliselt me ei ole kunagi varem selliste asjadega kokku puutunud. Ja juhtubki see, et me saame hästi ühekülgset ja hästi tugevat stiimulit, mis omakorda on ka selline tõesti sõltuvust tekitav ja me võime selle külge nagu lõksu jääda. Ja kui me nüüd vastandina mõtleme looduskeskkonna peale, siis looduskeskkonnas on hoopis teistmoodi. Et esiteks looduskeskkonna stiimul on enamasti madalam, et ta ei ole nii läbilõikav ja sellepärast on ta ka meile hästi nauditav, sellepärast et kujutage ise ette seda momenti, et kus te lähete metsa ja lihtsalt olete niisama. Ja enamasti ongi nii, et teie mõte lihtsalt uitab seal ringi, et te kuulete võib-olla kuskil jõevulinat, kuskil laulab mingisugune lind, võib-olla mingisugune tuulekahin kuskil puulatvades
et nad on kõik sellised mõõduka tugevusega stiimulid. Samas ta on hästi suure variatsiooniga, et tõesti, et me tunneme mingisuguseid lõhnu, me kuuleme helisid, kui me kõnnime, siis meil käivad näiteks käte vastu mingisugused puulehed või puuoksad, et me saame ka kompimismeele kaudu sellist sensoorset kogemust. Et ongi üks selline hea ütlus, et inimene on sensoorne loom ja minu arust see looduses kogemine annabki seda väga hästi edasi, et kui me ka väikse lapsena näiteks liigume looduses, siis ongi hästi oluline, et see aju saaks justkui masseeritud väga erinevate nurkade alt, et me ei jääks kinni ainult sellesse visuaalsesse ja siis tõesti sellisesse helilisse maailma, vaid et tõesti, et me tunneks seda, et ümbritseva tajumisel on väga palju erinevaid selliseid kanaleid. Ja mulle endal on nagu silma hakanud ka see, et kui ma olen ka mõne kooli või lasteaiagrupiga teinud matkasid, et siis et kuidagi see teadlik meeltekasutus on kuidagi kehvaks jäänud lastel. Et tõesti, et nad suudavad faktiliselt tuvastada teinekord peaaegu veatult seda, et mis puuliigiga on tegu, ilma et nad seda kuidagi katsuks, et see on ka tõenäoliselt süsteemist endast tulenev, et me oleme ise harjunudki juba mõnda aega neid asju selliselt õppima, et me vaatame distantsilt ja kui ma küsin ka laste käest ühe või teise puu kohta, siis nad oskavad enamasti kohe öelda, millega tegu, sest neil tuleb silme ette tuttav pilt kuskilt õpikust. Aga põnevaks läheb asi siis, kui ma annan neile, palun näiteks silmad sulgeda ja annan neile mingisuguse tüki sellest puust, kus on siis tunda seda puukoort. Ja tegelikult on nii, et kui me teadlikumalt looduses liikudes prooviks seda maailma enda jaoks nagu lahti mõtestada ka näiteks läbi kompimismeele, siis harjutades saab meile selgeks, et männikoor on hoopis teistsugune, kui on kasekoor. Et selle tegelikult on võimalik kinnisilmi täiesti selget vahet teha. Samamoodi kuusekoor on ka täiesti teistsuguse tekstuuriga. Ja mulle tundubki, et lapsed seda poolt kuigi hästi nagu ei valda ja ma arvan, et minevikus ka, et me ei pidanud tegelikult sellistele asjadele teadlikult tähelepanu pöörama. Et kui inimene elaski rohkem sellist võib-olla agraarset eluviisid, kus lapsed kasvasid kuskil talus ja kasvatati loomi, siis kuidagi oli iseenesest mõistetav, et sa paratamatult metsas käies ja onni ehitades ja muid asju välja mõeldes tegelikult puutusid nende asjadega nii vahetult kokku, et sul tekkiski nagu see meeleline pilt sellest keskkonnast hoopis kuidagi detailsemal kujul. Ja tänases maailmas on see kuidagi kaduma läinud. Nüüd võiks küsida, et miks see üldse oluline on, siis tuleb välja, et ikkagi kui aju saab arenevas faasis võimalikult palju sellist erinevat stiimulit, siis seda rohkem tekib meie ajus ka selliseid ühendusi, mis aitavadki tegelikult ka saada meil mingis mõttes nagu targemaks inimeseks, et me suudame luua rohkem seoseid ja üks põnev katse, mis mul tuleb kohe nagu meelde, on tehtud rottide peal. Aga ma usun, et seal on ülekanne nagu inimese maailma täiesti selgelt olemas. Ja see tehti niimoodi, et kui ühed rotid pandi elama sellisesse keskkonda, kus neil oligi baasvajadused selles mõttes olid kaetud, et neil oli olemas piisavalt süüa, piisavalt juua, aga ümbritsev keskkond oli hästi tuim, lihtsalt 4 seina. Ja teised rotid pandi siis elama sellisesse keskkonda, kus neil oli võimalik joosta siis selle jooksuratta peal, käia siis täiesti sellise mulla või mingi sarnase nagu pinnase peal, puutuda kokku taimedega,
ja tõesti saada mitmekülgset kokkupuudet selle rikkaliku maailmaga. Ja hiljem siis uuriti nende rottide aju arengut ja siis selguski, et need rotid, kes ikkagi olid saanud kogeda seda vahetut rikkalikku keskkonda, et nende ajudes siis oli kuskil 25% rohkem selliseid sünapseid või ütleme siis selliseid ühendusi tekkinud. Et nende areng oli kuidagi jõudsam olnud. Ja mingis mõttes on see ka hästi loogiline, et jällegi võib-olla isikliku kogemuse pealt näidet tuues, et mõnikord on niimoodi, et kui mul mõni asi läheb meelest ära ja ma ei suuda kuidagi seda meenutada, siis ma olen tähele pannud sellist asja, et mul on oluliselt lihtsam jõuda asjadele jälile, kui need on juhtunud väliskeskkonnas. Et näiteks, et kui mul tuleb meelde, et ma olen ühe inimesega kuskil konkreetses kohas Rabalauka kaldal arutanud ühte konkreetset teemat ja mul esimese hooga ei tule meelde, et millise järelduseni me oma vestluses jõudsime, siis piisab sellest, kui ma mõttes rändan sinna sellesse möödunud olukorda tagasi ja ma üritan meenutada just läbi stiimulite seda keskkonda, et milline oli see õhk, milline oli ilm, milline oli temperatuur ja millegipärast läbi selliste ühendusteede lõpuks tuleb mul meelde, et millest me täpselt nagu rääkisime ja kuhu me oma jutuga välja jõudsime. Ja tegelikult see on päris loogiline, et jällegi on tehtud erinevaid katseid, mille käigus siis on selgunud, et kui inimene on looduskeskkonnas, siis üldiselt tema võime asju mäletada on oluliselt parem. Ja see on seletatav sellega, et erinevad meeled tegelikult toimivad ka nagu sisuliselt nagu kanalid, mille kaudu infot talletada. Et hästi põnev näide oli, et ilmselt see lapsevanem oli enda jaoks ka selle asja kuidagi lahti mõtestanud ja sellest hästi aru saanud. Et ma kunagi juhtusin ühele vabaõhuüritusele ja siis ma märkasin, et ühte last, kes kurtis siis oma vanemale, et tal ei jää, ma ei tea konkreetselt, mis asjad need olid, aga tal ei jää mingid asjad meelde. Ja siis lapsevanem andis talle soovituse, et katsu asju mäletada kõigi oma meeltega. Ja minu arust see oli väga tabav soovitus, et me võiksimegi mõelda inimese meeltest kui sellistest väikestest sahtlitest, kuhu me saame informatsiooni panna hoiule. Et teinekord ongi nii, et kui sa visuaalselt ei suuda ühte asja meelde tuletada, siis sa võid sama olukorra endale nagu taas luua ka läbi teiste meelte. Et see on ka üks selline, ma ütleks, trikk elust enesest, mis kuidagi tuleb selle looduses liikumisega kaasa, et sa hakkad selliseid väikseid trikke nagu enda jaoks ära tabama ja minu arust on neist hiljem kasu ka igapäevases elus. Et kui sa püüad ka enda jaoks mingisuguseid fakte kuskil koolis või lasteaias meelde jätta, siis sa ei mõtle ainult selle fakti talletamise peale, vaid sa püüad kasutada ka mingisuguseid teisi vihjeid. Et see on natuke nagu selline järjehoidjate panemine enda ajusse, mille kaudu sa hiljem siis pääseksid sellele informatsioonile uuesti ligi. Et sellised põnevad asjad. Ja ajuga seoses kindlasti üks asi, millest ka järjest rohkem räägitakse, on siis selline vajadus puhkuse ehk siis täpsemalt molutamise või sellise uitmõtlemise järele. Et me elame sellises maailmas jällegi, kus on fookus, räägitakse ainult fookus, eesmärk, et sa oled nagu võistlusobune, et sa näed ainult seda sellist kitsast vaatevälja ja jätad justkui sellise laiema tähelepanu kuidagi kõrvale. Ja võibki öelda, et mingites olukordades on selline kitsas tähelepanu hästi vajalik ja hästi hea. Ta töötab näiteks siis, et kui sa annadki justkui ajule ragistada mingisuguse probleemi, et sa annad ette mingid parameetrid, et millele ta peab keskenduma,
millist informatsiooni ta peab siis sellest infotulvast välja sorteerima ja milliste järeldusteni ta võiks jõuda ja siis aju hakkabki seda probleemi lahendama. Et sellistes olukordades on see hea, aga nüüd teine asi on see, et kui meil oleks vaja midagi innovatiivset või midagi uut välja mõelda, siis tihti on nii, et meil oleks vaja saavutada selline, nimetame seda siis selliseks mitte diskrimineerivaks töörežiimiks, väga peen sõna, aga tähendab siis seda, et sa millegi uue leiutamisel vajad ikkagi võimalust mängida selliste kastist välja ideedega, vajad olukorda, kus sa saaksid tõesti luua potentsiaalselt selliseid seoseid, mida sa selles kitsas vaateväljas või selles väikeses kastis paratamatult luua ei saaks. Ja siis aitabki tõesti see, et kui sa lähed loodusesse ja tõesti koged sellist väljalülitumist, kus sa hetkeks jätadki selle argipäeva kõrvale ja see looduskeskkond on selles mõttes ka hästi soosiv, et su tähelepanu muutub seal sageli selliseks ujuvaks, et tõesti, et sul lendab üle pea üks lind ja kui ta ära kaob, siis sul on tähelepanu juba mingisuguse muu asja peal. Ja sellises uitavas režiimis, kus sul mõte pigem tüürib täiesti kaootiliselt ringi, tekibki see, et sa saad tulla suurema tõenäosusega mingisuguste täiesti uute ideede peale, kui sellises maailmas, kus sa oled ainult sellise luubiga otsid mingisuguseid vastuseid. Et siis selline lai tähelepanu, mida see looduses liikumine pakub, on ka ikkagi inimesele hästi kasulik ja ka selline, ta toimib ka sellise ümberlülitusena, et on tehtud ka selliseid katseid, et kus on siis proovitud seda, et kui inimesele anda ikkagi teatud aja jooksul kuskil kontoris sees selliseid tõesti suurt sellist mõttepingutust vajavaid ülesandeid, et kui inimene neid teeb, siis selline suunatud tähelepanu on ikkagi piiratud ressurss ja lõpuks on, meil on kõigile koolist ka tuttav see moment, et sa saad nagu mingit ülesannet kuskile maani teha, aga ühel hetkel kuidagi see tähelepanu anum saab otsa ja sa hakkad nihelema ja muutud nagu selliseks kärsituks ja püüad küll kuidagi seda tähelepanu taltsutada, aga ta ei püsi enam paigal. Ja mulle tundub, et see teema leiab järjest rohkem nagu kõneainet ka, et tõesti, et inimene ei suudagi lõpmatuseni niimoodi ühe asja peal oma tähelepanu hoida ja tal on vaja vahepeal sellist väljalülitumist. Ja siis katsete käigus ongi tehtud nii, kus üks grupp teeb siis sellist mõttepingutust kuskil siseruumis ja talle antakse lihtsalt võimalus, et hea küll, et nüüd saad võib-olla pool tundi puhata ja siis teed siinsamas seda ülesannet edasi. Ja teisel grupil on siis tehtud selline võimalus, et saad pooleks tunniks minna parki jalutama ja mõtteid puhastama ja siis tuled tagasi ja teed oma ülesandeid edasi. Ja siis ongi selgunud ikkagi, et need, kes saavad sellise suurema väljalülituse, et nemad on hiljem ikkagi palju efektiivsemad oma probleemi lahenduses. Et selline ajutine puhkus või selline hingetõmme ajule mõjub nagu väga hästi. Ja just sellises looduskeskkonnas ka, mis on aju jaoks hästi loomulik ja hästi nagu lihtsasti vastuvõetav. Ja mulle tundub, et see asi liigub ka järjest rohkem selles mõttes inimese maailma tagasi, et me püüame ka oma kontoreid ja siseruume disainida niimoodi, et meil ei oleks ainult sirged jooned, selline tehistruktuur, vaid me proovime ka looduslikke mustreid järjest rohkem tuua siseruumidesse, et see on kuidagi aju jaoks hästi selline meeldiv keskkond. Ja selle sama teema juurde osaliselt tegelikult käib ka see asi, et kui me räägime sellest keskendumisest, siis tõesti, et see aju võib-olla selline piitsutamine, nagu meil kombeks on saanud siin maailmas, et see tekitabki sellist ärevust ka. Tõesti, et kui me kurname oma aju mingis mõttes nagu väga läbi selle suunatud tähelepanuga ja tõesti, et mingi hetk, kus sa tunnedki, et sa
aju ütleb, et enam ei jõua, aga inimesena sa ikkagi piitsutad edasi, et mul on vaja veel 3 tundi siin tööl pingutada ja teha, et siis selline sundimine tekitab ka lõpuks selle, et ikkagi see üldine ärevustase kasvab, et see info hulk ja kõik see tekib nagu selline tunne, nagu see oleks selline hoomamatu kuidagi ruum, millest ei saa enam jagu. Et siin on jällegi mõttekoht, et kuidas me saaksime siis seda tasakaalu natukene enda jaoks tagasi keerata. Aga et ma ise tooks siia selle osa lõpetuseks välja selle, et üks pool selle kõige juures on tõesti selle lapse või kasvava inimese enda selline heaolu, ehk siis selline lühem perspektiiv, aga pikemas perspektiivis on hästi oluline ka see, et mida suurema tõenäosusega me suudame lastes looduse vastu selle empaatiavõime tekitada, seda tõenäolisem on ka see, et meil on üldse edaspidi olemas see elukeskkond sellisel kujul, et meil on olemas selline planeet ka, mis läheb inimestele korda. Et ma arvan, et see on ka üks asi, mida tuuakse võib-olla suhteliselt vähe välja, et tõesti, et see on justkui nagu selline jätkuv protsess ka, et need lapsed, kes täna üles kasvavad, nemad peaksid suutma ka oma lastele seda läbi positiivsete kogemuste edasi anda. Et kui see kett nagu ühel hetkel katkeb ja inimene jääb loodusest kuidagi kaugeks ja tõesti see biosfäär kõige suuremas mõttes muutub otsustajate jaoks ka pigem lihtsalt numbriteks paberil, siis on ikkagi üsna suur oht, et pikas plaanis see olukord, mis meil maailmas täna on, erinevate vaimsete ja füüsiliste probleemide puhul, et see ainult nagu süveneb. Et selles osas ma nagu ise tunnen ka, et see on selline missioonitundeline nagu tegevus ka, et mida kuidagi anda edasi. Et võib-olla see ongi see mõte, millega ma lõpetaks nagu selle esimese ploki ja siit edasi ma siis nüüd üsna pea liigukski selles suunas, et kuidas siis ikkagi seda last sinna loodusele nagu lähemale saada. Et see on ka selline pikk ja põnev teema. Kui ma mõtlen, võib-olla proovingi kokku põimida seda, et mis on mu isiklik tunnetus ja võib-olla ka seda poolt, et mis siin aastate jooksul on muust praktikast ja lugemisest nagu silma jäänud. Et siis ma tunnengi, et see on hästi mitmetahuline teema. Et kindlasti ma tunnen, et me võiksime utsitada ja kuidagi ärgitada seda, et seda süsteemi kuidagi uuel kujul nagu disainida või leida mingisuguseid uusi lahendusi. Ja selle juures ma nagu üldse ei paneks mitte mingisugust survet nagu kuidagi õpetajate peale, et vahel mul on ka see tunne, et on mingisugune süsteem sisse töötatud ja just kui me tahaks muutusi, ja siis võib-olla vahel on see, et minnakse nüüd kuidagi selle peale, et inimesed ise istuvad mugavalt kodus ja siis leiavad, et kuidagi õpetajad peaks selle välja mõtlema, et kuidas seda nüüd teha. Aga mina usun, et see on ikkagi kuidagi ühise pingutuse tulemus ja kindlasti siis peaks olema keegi eestvedaja, kes selle protsessi kuidagi käima lükkab. Aga ma tunnen, et ilmselt nooremate laste puhul on see nagu lihtsam, et kuna need õppimis sellised teemad ja mingisugused ained ka, mis koolides on, et need on lihtsamad ja seal on nagu võimalik neid asju läbi mängulisuse ka suures osas teha kuidagi looduskeskkonnas. Mul muidugi võib tulla nagu see väike asi sisse, et kuna ma ise olen ikkagi Rapla linnast pärit, siis seal on ikkagi see, et see rohelus on kohe, minu jaoks oli ta põhimõtteliselt kooli kõrval kohe. Aga et linnakeskkonnas selliseid võimalusi
sellisel kujul ei pruugi olla, et esiteks sul võtab juba suurema aja see, et sa võib-olla pead lapsed organiseerima kuskile ühistransporti ja sõitma ja kõik see võtab nagu tohutult palju aega. Et võib-olla see ongi tõesti nii, et kui ei ole võimalik või siis ütleme, on väga piiratud need võimalused linnakeskkonnas, et kuidas lapsi kuskile parki või rohealale viia, et siis tõesti võiks mõelda selle peale, et kuidas teha nagu vastupidi, et kuidas seda loodust tuua siseruumidesse. On see siis läbi mingisuguste taimede, akvaariumide, muude selliste asjade, et see on nagu võib-olla üks pool ja ma arvan, et võib-olla ma nüüd hiljem jõuan sellest rohkem nagu rääkida ka, et küllap ka see õppeprotsess ise vajab mingisugust läbimõtlemist või korrigeerimist selles osas, et tihti võib juhtuda kuidagi see, et näiteks, et kui me ka toome need loodushelid ja muud asjad sinna kooliruumi, et siis on see, et nad justkui faktiliselt on olemas, aga et kuidas me nüüd ehitame selle õppeprotsessi selle üle, et nendest asjadest oleks rohkem kasu, kui ainult see, et sa saad öelda, et nii tore, et siin on see puu või põõsas ja siin on võib-olla, et praegu kõlarist tuleb Punarinna laul, et lisaks sellele, et sellel tekiks nagu mingisugune suurem seos või et ta oleks mingisugune osa nagu tervikust. Et see kindlasti on suurem nagu väljakutse. Ja ma ise arvan tegelikult nagu seda ka, et kui vaadata nagu neid ajalisi soovitusi ka, et no tõesti need ideaalmaailma soovitused, et 3-5 tundi päevas, et laps saaks õues olla, siis mulle paratamatult tundub, et suurem võib-olla roll ikkagi on sellel lapsevanemal endal. Et me võiks küll muidugi muuta seda koolisüsteemi just selles mõttes ka, et see läheb vastuollu sellega, et kuidas aju töötab, aga see, et milline on võib-olla ka üldine hoiak looduse suhtes, et see asi ilmselt tuleb suures osas nagu kodust kaasa, et me ei saa nagu eeldada seda, et jah, et oleks tore, kui lapsel oleks huvi looduse vastu ja siis saadame ta kooli ja loodame, et siis õpetajad tekitavad selle kuidagi iseenesest, et siis ei peaks nagu kodus sellega tegelema. Et ma olen ise ka sellist mõtet mõelnud, et täna me kuidagi kasutame kuidagi eraldi osutavalt sellist mõistet, et ütleme, et keegi on looduslaps ja keegi ei ole looduslaps, aga ma ise arvan, et see on nii universaalne, et kuidagi see side loodusega võiks olla lapse arengu juures või kasvamise juures nii iseenesest mõistetav, et see kõige elementaarsem baastase, mis üldse ei tähenda seda, et see laps peaks olema nüüd väga tark selles mõttes, et ta tunneb kõiki loomi, linde ja taimi, vaid see, et sul on lihtsalt väga elementaarne huvi looduse vastu, et sa oled lihtsalt avatud tema suhtes. Et see on see, mille poole nagu võiks püüelda. Ja küllap nagu kõige suurem pähkel on tõesti see, et kui kooli peale mõelda, et need õppeained ja kui me võtame mingid täppisteadused ja kõik sellised, et kus õppekavad lähevad järjest keerulisemaks, siis selliseid asju kuidagi põimida selle looduskeskkonnaga ja võib-olla sellest tulenevalt kuidagi luua neid ülesandeid, et see on ilmselt, tõesti, ma arvan, et see on tehtav, vähemalt idealistina ma seda usun, aga see on päris suur pähkel, kuidas seda nagu teha.